Tere, mina olen Liisa, ma olen juvestuskunstnik ja sisulooja ja täna me oleme tulnud siia Üksa YouTube'i kanalisse, et rääkida natukene uutest Apple'i seadmetest ja kõik, millest me täna räägime, on olemas ka Üksa veebipoes müügil, nii et let's go! Alustame Apple Watch seeria 9 nutikellaga, mis on kohe kindlasti kõige kirkam, kõige nutikam ja vägevam nutikell Apple'i valikus. Spetsiaalne kiip muudab Apple Watch 9 veelgi võimsamaks ja kiiremaks. Kell on varustatud 2 korda eredama ekraaniga, millega näed teateid lugeda ka tugeva päikesevalguse käes. Nutikella saad sa järjest kasutada 18–36 tundi, juhul kui aktiveerid low power moodi. Tugevam konstruktsioon kaitseb kella mõranemise eest ning hoiab ta veekindlana kuni 50 meetri sügavusel. Lisaks on võimalik endale valida esimest korda süsinikuneutraalne korpuse ja rihma kombinatsioon. Üks minu meelest innovaatilisemaid ja maagilisemaid asju selle kella juures on uus lisa nimega žestid, ehk siis kui sa puudutad 2 korda oma pöialt ja nimetissõrme kokku, on sul võimalik vastata telefoni kõnedele, lugeda teateid või peatada ja esitada muusikat. Mõistagi töötab sinu Apple Watch täiuslikult kõikide teiste Apple'i toodete ja teenustega. Aga sukeldume kõikidesse lisadesse ja alustame tervisest. Uus Apple Watch 9 laseb sul silma peal hoida enda füüsilisel kui ka vaimsel tervisel. Sul on võimalik mõõta oma südametööd ja kui seal peaks tekkima ebakorrapärasusi, siis ta saadab sulle sellest teate. Lisaks saad mõõta enda verehapniku sisaldust, näha täpselt oma uneaega kui ka mõõta enda randmetemperatuuri magamise ajal. Ja kehatemperatuuri mõõtmine on tegelikult ka päris oluline osa menstruatsioonitsükli jälgimisel. Lisaks on sul võimalus panna kirja ka oma päevased emotsioonid ja läbi selle hoida natuke silma peal ka oma vaimsel tervisel ja heaolul. Nüüd minu meelest üks kõige olulisemaid ja tähtsamaid asju, eriti meie kliimas, on avarii ja kukkumistuvastus. Ehk siis, kui sa peaksid sattuma auto avariisse või libedaga pahasti kukkuma, sa oled üksi ja sa ei vasta ega reageeri teadetele, mida su kell sulle saadab, siis ta helistab ise automaatselt hädaabisse ja teavitab ka sinu lähedasi. Treeningutest rääkides, siis Apple Watchi workout app on lihtsalt täidetud kõikvõimalike erinevate trennidega nii sees kui väljas. Sa saad kõike logida, nii et iga liigutus saab ilusti salvestatud ja ta annab sulle ka väga hea ülevaate kõikidest sinu näitajatest, nii et ta on kõik ilusti ühe koha peal olemas, sa ei pea midagi otsima, sa näed, kuidas su treening kulgeb. Find My Phone on saanud ka uuendused, nüüd sul on võimalik oma telefon leida üles meetri täpsusega. Su kell annab sulle täpselt juhiseid, kuhu poole liikuda ja minu meelest see tuleb eriti hästi kasuks, kui sa kaotad näiteks oma telefoni ära kuskil väljas, kärarohkes kohas ja sa ei kuule alarmi. Ka Siri on saanud väikese uuenduse, ehk siis kõik kellasisesed tegevused, mis ei hõlma internetist vastuste otsimist, on muudetud kiiremaks. Nii et, ma ei tea, taimeri seadmine, sõnumite saatmine, võib-olla mingid tervisenäitajate otsimine, sammude otsimine, kui palju sa magasid, mis iganes. Sa ei pea kõiki neid asju hakkama ükshaavalselt kuskilt välja kaevama, vaid sa lihtsalt küsid Siri käest. Apple Watch 9 korpust on saadaval mustas, hõbedas, roosas ja beežis toonis ja mõistagi rihmad. No neid on sellises valikus, et ma arvan, igaüks leiab enda maitsele oma. Nii, liigume nüüd telefonide juurde. Apple'il on välja tulnud siis iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max, mis on siin ka minu käes. Uuendatud disainiga telefonid on äärmiselt tugevad, vastupidavad ning kerged. Ceramic Shield eesmine klaas on kõige tugevam kõikidest nutitelefonidest. iPhone 15 korpus on valmistatud 75% ulatuses ringlusesse võetud alumiiniumist. Lisaks on neil kogu päev kestev aku ehk siis 20–26 tundi videoesitlusaega, kui me räägime iPhone 15 või 15 plussist. iPhone 15 ja 15 Plus on saadaval mustas, sinises, rohelises, kollases ja roosas värvitoonis. Pro-seeria mudelid on aga saadaval sinises, mustas, valges ja sellises beežis värvitoonis. Telefonide mälumaht varieerub 128 gigabaidist kuni 1 terani. Uus USB-C liides laseb sul oma telefoni laadida täpselt sama juhtmega, millega sa laed enda MacBooki või iPadi ja lisaks saad sa oma telefoniga laadida enda Apple Watchi ja AirPodse.
uued iPhone'id on varustatud kas A16 või A17 Bionic kiibiga, mis muudab telefoni vanadest mudelitest oluliselt kiiremaks, võimaldades kõrgema taseme portreesid, hääle isoleerimist telefoni kõne ajal, suurepärast akukestvust ja nii edasi. Dynamic Island aitab sul reaalajas hoida silma peal kõikidel oma asjadel, ehk siis telefoni ekraani ülaossa tuleb väikene karbike ja sealt sa saad juhtida kas muusikat, vastata kõnedele, näha oma lennuinfot, mis iganes. Lisaks on iPhone 15 sisse ehitatud ka õnnetustuvastus, täpselt samamoodi nagu kellale, ehk siis kui midagi peaks juhtuma, helistab kell sinu eest hädaabisse ja teavitab sinu lähedasi. Lihtsalt oluline on, et sul on mobiilandmeside või Wi-Fi kõnede teenus. Kaamera uuendustes tasub kohe ära mainida 48 megapiksline põhikaamera, mis teeb eriti teravaid pilte. iPhone 15 Pro on varustatud 3-kordse telefotokaameraga ning Pro Max lausa 5-kordsega. See aitab sul jäädvustada kaugemaid objekte ilusti ja teravalt ning teha ka imeilusaid portreesid. Minu jaoks personaalselt on väga lahe ja kasulik lisa see, et ma saan muuta pärast foto tegemist fookust. Ehk siis, kui keegi teeb must pilti ja see võib-olla ei tule nii hea välja või on fookus vales kohas, siis ma saan seda pärast muuta, nii et iga pilt hakkab tööle. Kasutades action režiimi on sul võimalik käest filmida väga sujuvaid kaadreid, ka siis, kui su käed värisevad. Olemas on ka filmilik režiim, mis aitab hoida fookust täpselt selle objekti peal, mille peal sa tahad, isegi siis, kui ka kaamera pilt liigub. Nii, aga mina siinkohal lõpetan. Selline oli väikene Apple'i uute seadmete tutvustus. Kõik need tooted on saadaval 1A veebikaubamajas ja see on minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasite ja tšau!